teeme videoõpetuse, kuidas käituda looduskatastroofide ajal. Esmalt räägime maavärinast. Maavärin on maakoore järjest rappumine ning maapinna võnkumine. Maapinna võnkumist tekitavad seismilised lained, mis levivad maa sisemuses ja on kivimite laineline võnkumine. Kolle ehk fookus on koht maa sees, kus murrang täpselt toimus. Selle peal maapinnal on täpselt epitsenter ehk kese. Joonisele on kujutatud ka seismilised lained. Maavärinate tekke põhjused võivad olla laamade liikumine, vulkaanipurse, koovaste varisemine või ka inimtekkeline ehk tehnogeensed. Kõige tugevam maavärin ajaloos oli valdiva maavärin, mis oli Hiinas ja see oli 9,5 magnituuti. Kindlasti peab jääma rahulikuks ning ei tohi jooksma hakata. Kui olete väljas, siis hoidke eemale teistest puudest ja ehitistest ning leidke lage ala. Kui näete mõnes ehitises pragu, siis kindlasti hoidke sellest eemale, sest sellel on päris suur varisemisoht. Kui olete toas, siis hoidke eemale akendest ning minge toa nurka või laua alla. Laua all hoidke kaela kinni. Hoia enda lähedale raadio ning kuulake sealt ohutusnõudeid. Kui maavärina oht on möödas, tehke kindlaks, et teie tuttavad ja naabrid viga ei saanud. Vulkaan on kas kõrgem või lamedam mägi või lõhe maa sees, millest aeg-ajalt voolab välja laavat. Mõni vulkaanipurse toimub suure plahvatusega, kuid on ka neid, kust laava voolab rahulikult maapinnale. Peale laava tuleb vulkaanikraatrist välja ka tuhka ja suuri kive. Neid kutsutakse vulkaanilisteks pommideks ja siin näitame katset, kuidas need välja näevad. Püüa leida varjualast. Eriti ohtlik on ka tuhapilv, mis paistkub kaatrist välja. See liigub väga kiiresti ning väga kaugele. See katab päikese mitmeks päevaks, nii et sul on vaja valgustust, näiteks taskulampi. Jälgi telefoni tulnud teateid. Liigu kõrgematesse kohtadesse, väldi orgusi. Keera kinni radiaator ja ventilatsioon. Mine akende ja ustega varjupaika ja kleebi kinni väiksemadki praod.